Tänases osas vaatame, kuidas käib raha kandmine platvormile Mintos ning kuidas selle raha saab ära investeerida, et see hakkaks teie kasuks tööle. Kõigepealt tuleb teil vajutada nupule Add Funds. Kui see on tehtud, siis esimese asjana valige välja, mis valuutat te kannate üle. Mina kannan üle eurot ning järgmisena pean ära valima, kas ma teen otseülekande või ma teen pangaülekande. Nüüd te võite küsida, mis erinevus on otseülekande ja pangaülekande vahel. Peamine erinevus on kiirus. Kui te teete otseülekande, siis me kasutame teenusepakkujat Trustly, kus meie rahad jõuavad platvormile 1–50 minuti jooksul. Kui me kasutame pangaülekannet, siis see protsess võtab aega 1–3 päeva. Kui te valite pangaülekande siit vasakult poolt menüüs, siis teie ette tuleb LHV informatsioon. Mintosel on pangakonto LHV pangas, te võtate siit selle informatsiooni ning teete tavalise makse nende kontole ning kui makse on tehtud, siis kajastatakse teie ülekantud summa Mintose platvormil. Kuna mina ei taha oodata 1–3 päeva, siis ma valin teise võimaluse, milleks on otseülekanne ning kasutan teenust Trustly. Kõigepealt küsitakse, kui palju ma soovin üle kanda. Selle näite puhul ma kannan üle 50 eurot ning vajutan nupule Make a Deposit with Trustly. Kui see on tehtud, avaneb meie ees valik, millises pangas ma teen makse. Mina kasutan selleks Swedbanki. Sisestan oma Smart ID informatsiooni ning vajutan nupule Continue. Seejärel on mul vaja ära kinnitada Smart ID-ga kood, mis mulle on saadetud telefoni. Seejärel valin pangakonto, kus ma soovin makse sooritada ning vajutan nupule Select Account. Järgmisena on vaja ära kinnitada uuesti Smart ID-ga, et me soovime üle kanda 50 eurot ning ülekanne ongi sooritatud. Selline näebki välja raha ülekandmise protsess Mintose platvormil. Nüüd tuleb veidike oodata, kuni raha laekub meie kontole ning juba seejärel saab selle ära investeerida ning meie raha saab hakata meie kasuks tööle.